Ei juhtu just tihti, et kohtuprotsessis ei soovi kannataja enam kannataja rolli kanda. Johanna-Maria Lehtme süüasjas soovib aga just MTÜ Slava Ukraini menetlusest välja astuda ja oma juriidilise keha likvideerida. Kuigi tehniliselt kuritarvitas süüdistuse järgi Lehtme annetajate raha, on kohtuasjas kannatajaks MTÜ, sest usalduse kuritarvitamisega ning annetusraha omastamisega tekitas Lehtme MTÜ-le rohkem kui 450 000 euro jagu kahju. Lisaks tuleb muidugi arvestada ka mainekahjuga. Kui eelmisel korral ilmus kohtuistungi ajal ekraanidele pikalt teadmata kadunud olnud Johanna-Maria Lehtme, siis täna ilmus telekasse hoopis MTÜ praegune tegevjuht Anu Viltrop, kes palus kohtult luba organisatsioon äriregistrist kustutada. Lehtme kaitsja taotles, et MTÜ Slava Ukraini tuleks kohtumenetlusest kannatajana täielikult kõrvaldada. Kui kannatanu ise ütleb, et ma ei soovi neid õigusi kasutada, siis tuleb austada ja siis on võimalik ta menetlusest kõrvaldada. Tunnistajad on eelkõige füüsilised isikud, kes on vahetult ajanud mingi sündmust. Aga selles mõttes Anu Viltropi saaks ikkagi tunnistajana siis kasutada? Ta on kutsutud tunnistajana küll. MTÜ ei tohi end registris kustutada käimasoleva kohtumenetluse tõttu. Kuivõrd MTÜ kontol on hetkeseisuga täpselt 0 eurot, nõustub prokuratuur, et äriregistrist kustutamine on põhjendatud, sest vastasel juhul peavad nad esitama majandusaruandeid kuni kohtuprotsessi lõpuni ning see võib võtta aastaid. Prokurör Sigrid Nurme sõnul ei mõjutaks MTÜ likvideerimine Lehtme suhtes algatatud kriminaalmenetlust. Eriti olukorras, kus MTÜ ei ole meil esitanud hagi, mida me peaksime siin muul juhul kaitsma ja mida ta peaks ka ise kaitsma. Ja kui nüüd tuua mingisuguseid paralleele, siis meil on väga palju kriminaalmenetlusi, kus meil ei saagi kannatanu mitte kunagi osaleda, sest teda lihtsalt ei ole. Kaitsja taotlusega arvata MTÜ kohtuasjast täielikult kannatanuna välja, prokuratuur siiski ei nõustu. Nurme sõnul tähendaks see, et kannatanu esitab kohtule erasüüdistuse, kuid praegusel juhul on süüdistuse esitanud riik, ehk lihtsustatult kannatanu ei saa ühel hetkel otsustada, et ta ei soovi enam kannatada. See lihtsalt mõjutab seda, kui aktiivselt ta saab menetlus oma õiguseid realiseerida, mitte midagi muud. See, kas ta on kannatanu või mitte, see on juriidiline hinnang. Eelmisel istungil taotles Lehtme kaitsja menetluse lõpetamist, kuid kohtu hinnanguga antakse naine siiski kohtu alla. Kõigi eelduste kohaselt peaks istungid jätkuma 2026. aasta sügisel. Kas siis astub viimaks vitsana vette kadunud Lehtme ka ise füüsiliselt kohtusaali? Olukorras, kus esinevad teatud takistused, miks ta ei saa viibida vahetult kohtuistungitel, siis selles olukorras on võimalik ka digitaalselt osaleda ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei ole võimalik talle sellist võimalust pakkuda. Millised need takistavad asjaolud on, kaitse täpsustada ei soovinud. Ehk soovib Lehtme vältida küsimustest pungil ajakirjanikke, kes väsimatult istungeid väisavad. MTÜ kustutamise osas teeb kohus otsuse selle nädala jooksul.